aitäh, et pealkiri sai kaasaegsed veebirakendused Experience Builder ja Instant Apps. Kuna see tehnoloogiline sessioon on, siis ma räägin pigem rohkem võib-olla Experience Builderist ja päris tehniliselt näitan ette, kuidas siis lahendada vidinaid ja ise kasutada siis vidinaid, mida Esri ei paku näiteks. Et kõigepealt aga alustame siis Instant Appist. Instant App on siis selline võimalus, mis aitab teil hästi kiiresti teha kiireid rakendusi, lihtsaid rakendusi olemasolevate kaartide ja andmete pealt. Nagu ka plenaari sessioonis juba näitasime, et samast veebikaardist on mitu erinevat võimalust ja Instant App on siis kohe esimene, kuna see on ka kõige lihtsam. Ja kasutan sama plenaari näidet, mis meil oli, et näiteks on meil siis maaklerite jaoks mõeldud rakendus, kes tahavad siis hakata muutma ja andmeid hallata. Selle jaoks on olemas halduri mall. Me saame eelnevalt ka kõiki malle vaadata, et milline see siis meile kõige nagu parem oleks oma eesmärgi täitmiseks. Halduri mall on hästi hea ja sobiv see lausmuudatuste tegemiseks ja üldse muudatuste siis sisseviimiseks. Sellisel kujul ta meile sobib, et me näeme pisikest kaarti, me näeme andmeid, mida me tahame muuta ja siin all saame ka siis valitud andmeid konkreetselt siis objektiteavet kuvada ja näidata. Nii, näiteks siis võtame siit ühe hoone ja siis tuleb välja. Et sellisel kujul ta täitsa meile sobiks. Ja loomegi siis eelvaatest kohe siis selle rakenduse. Mallide siis seadistamine on kahes režiimis. Kiirrežiim on vaikimisi sees ja siin ongi ette näidatud põhimõtteliselt 4 sammu, et 1, 2, 3, 4 ja saamegi valmis rakenduse. Iga sammu saame läbi teha, et kui me soovime ühte kaarti kasutada, siis kuna me avasime juba kindlast kaardist selle, siis see on juba eelvalitud. Kui me sooviksime lisada mõnda teist kaarti, siis me saame siia ka teisi kaarte lisada kas oma sisu või organisatsiooni alt. Hetkel jääme ühe kaarti juurde, mille see sobib, võtame järgmise sammu. Siia me saame siis panna rakendusele teistsuguse pealkirja näiteks, võime selle päise välja lülitada või sisse. Samuti interaktiivseid lahendusi nagu legendiga kaart, et kui me tahame, et legend oleks, siis on sees, kui ei taha, võtame välja, et siit ülevalt siis tuleb see. Järgmise sammuga on veel lisavalikud, et mismoodi me tahame, kas oleks ka aluskaartide galeriid näiteks või kas andmete eksporti. Kui meile kõik sobib, siis viimaseks sammuks saame valida, kas meil on hele või tume režiim. Nagu ma rääkisin eile, siis Experience Builderist sa saad teha interaktiivse rakendus, kus sa saad käigu pealt seda muuta iga kasutaja vastavalt enda soovile. Aga näiteks siin on see natuke piiratum ja saab ainult valida, kas on hele või tume näiteks. Ja kui me oleme selle rakenduse kujundusega rahul, siis avaldame selle ja kogu rakendus ongi tehtud, et selle jaoks kulus täpselt 3 minutit ja 18 sekundit. Jah, kiire küsimus. Kiire küsimus, eksport, mis asja saad eksportida saada? Siin olid CSV. Selles rakenduses olid CSV. Et sa saad eksportida siis neid andmeid, mis sa siit välja valid ja siit saad siis valida ekspordi ja teha. Et aga lähme nagu võib-olla põnevama osa juurde, kus saab nagu rohkem andmeid eksportida ja keerulisemaid rakendusi teha. Et me oleme siin juba mitu aastat rääkinud Experience Builderist, paljud olete ka kasutanud Experience Builderit, aga sellele lisaks on veel olemas siuke nagu Developer Edition, mis on siis tehnoloogia sessiooni leivanumber. Developer Edition on siis võimalus laiendada olemasolevat Experience Builderi võimekust, lisada juurde sinna oma vidinaid ja ka näiteks see võimaldab alla laadida valmis tehtud rakenduse kas siis online'ist või portaalist ja avaldada see lühema aadressiga, et kasutajatel nagu mugavaks seda kättesaadavaks teha. Kui palju teist on kogenud siukest ägedat kogukonda nagu Esri Community? Võib-olla kui te olete guugeldanud mingeid vastuseid, siis olete sattunud sinna foorumisse. Et siin foorumis on olnud siuksed ägedaid kasutajaid, kes on ise loonud erinevaid vidinaid. Ja need vidinad on kokku pandud siia indeksisse põhimõtteliselt ja neid vidinaid saab siis ka kasutada, et oma Experience Builderis, et siin on näiteks aluskaartide galerii, mis annab suuremaid võimalusi või siis layer focus, mis muudab siis
kihtide kasutamist ja täitsa hulga erinevaid rakendusi. Kõik need rakendused ise on tehtud kasutajate poolt ja siin ESRI nagu mingisugust garantiid ei anna, et kui kasutajal on viitsimist ja tahtmist, siis ta saab seda toetada ka uute versioonidega, et siis tuleb endal siis jälgida, et kas see sobib oma kasutusloo jaoks. Aga kuidas siis selle lisarakenduse endale saada? Selle jaoks on meil siis Developer Edition, mida saab igaüks endale arvutisse kas installida, kui administraatori õigused on. Ja selle eelduseks on meil põhimõtteliselt 3 sammu. Et esialgu tuleb teha siis kliendi ID. Kliendi ID annab teil siduda oma arvutis oleva rakenduse portaali või online rakendusega, et te saate siis kasutada samu andmeid, mis on teil organisatsioonis kasutuses ka oma arvutis ja rakenduse luua. Siis 2 sammu 2 ja 3 on siis Developer Editioni puhtalt installeerimise osad, et siia me pikemalt ei peatu. Üks täiendav nüanss on siin juures, et tuleb jälgida, et millist versiooni te soovite kasutada. Kui te soovite, et teie kohandatud vidin oleks saadaval kas ArcGIS Enterprise'is, siis te peate selle vidina avaldama just selle sama versiooniga looma ja avaldama, mis on teil Enterprise. Ehk siis, kui me seda suurt ja pikka kirju tabelit vaatame, siis me näeme, et ArcGIS Enterprise'is on näiteks 11.5, Developer Edition 11.7. 12.0 Enterprise'is on meil 1.18 ja siis ArcGIS Online'is me näeme, et on täna juba 1.20. Et Developer Editionid tulevad välja ArcGIS Online'iga samas sammus. Kui on online'is uuendus toimunud, siis nädala 2-3 jooksul tuleb ka uus Developer Edition versioon välja. Aga veel kord, kui te tahate vidinat konkreetselt portaalis kasutada, siis selle jaoks peate jälgima seda, et teil oleks oma versiooniga ühilduv Developer Edition. Nii, ja siis alalaadimine toimub siis kodulehelt, võtate iga versiooni, kui see on alla laetud ja lahti pakitud omale soovitud kausta, et meil on näiteks siis praegu tänane näide Enterprise 11.5 pealt, ehk siis me kasutame serveri Developer Edition 11.7, vabandust, 1.17. Laadisime alla, pakkisime lahti, meil on 2 osa, klient ja server. Nagu esimese sammuna ütlesin ja ka siin eelmises juhendis oli näidatud, et meil peaks olema kliendi ID kõigepealt tehtud. Selleks, et me saaks oma sisu portaalist kätte. Selleks ma loon kliendi ID. Kliendi ID ma lisan siia applicationina. Ma võin valida, et see on mingi other application, ehk siis me pealkirjaks panemegi, see on experience developer. Ja seadistame siis selle ühenduse oma arvuti ja portaali vahel. Kliendi ID on siis loodud, me seda näeme siin. Lisaks on hea, kui me lisame siia tagasisuunamisurli ja selleni me kohe jõuame, kui me installime ära serveri. Avame siis käsurealt. Serveri install käib ühe käsuga, npm C. Ja sama asja me siis saame teha või peame tegema, kui me tahame vidinaid kasutada siis ka kliendile. Kliendile ma juba selle tegin ära. Nii et kliendile me saame juba tegelikult ka sisse tuua uue kohandatud vidina. Nagu ma siin mainisin, meil oli siis võimalus alla laadida olemasolevaid vidinad, mida kasutajad on teinud. Või siis tänapäeval on meil suur keelemudel, AI, tehisintellekt, mis aitab meist kõigist teha programmeerijad ja arendajad. Võib anda talle ülesande, et tee mulle ADS infoga sobiva vidina, sest me teame kõik, et Maa-ametil on küll ADS otsingu teenus olemas, aga see ESRiga nagu otseselt ei ühildu. Samast see ADS otsing pakub ka katastri otsingut. Ja selle jaoks ma siis palusingi keelemudelil, et teha Maa-ameti siis ADS teenusest vidin mulle Experience Builderisse. Vidina ta koostas ära, struktuuri tegi siukse õige, natuke läks juhendamist, suunamist teda, aga sai tehtud, laadisin alla ja nüüd me siis soovime selle vidina ka sisse laadida ja
teha kasutatavaks meil Experience Builderis. Lähme siis selle kliendi juurde ja käivitame selle npm ja start. See nüüd võimaldab meil hakata oma kohandatud vidineid kasutama. Vaatame, kas meil server on installitud. Server jõudis lõpuni, saame siis selle ka käivitada. Nii. Ja see avaneb siis kohalikus arvutis localhostil pordilt 3001. Juba natuke sinist tuttavat ekraani meil oli, et Experience Builder, ja siin me siis peamegi nüüd selle portaali ära siduma oma kohaliku arvuti localhostiga. Ja selle jaoks ongi see kliendi idee, mis ma eelnevalt lõin. Ma kasutan siis portaali aadressit ja kliendi ideed, mis on siis meil siit kopeeritud. Ja selleks, et päriselt sinna sisse saada, me peame lubama sellelt aadressilt localhost oma arvutist portaali sisse logida, ja see ongi siis see redirectory. Ja võtame selle tagant ära. Nii, ja salvestame muudatuse ja nüüd kõik võidlud pihku. Näed, lubab. Nüüd ta küsibki, et kas sa soovid sisse logida oma portaalist siukse kohta, nagu see localhost on, ja oma kasutajanimega, et kas sa lubad. Luban. Ja ma lähen siis oma experience'it siin, mis ma olen võib-olla varem juba teinud, või kui ma tahan importida siis portaalist, siis ma kasutan import valikut ja oma account'i alt. Ja siin ongi siis see sama Experience Builder, mida ma olen varasemalt portaalist teinud, et kui me läheme korraks oma sisu alla, siis ma näen, et mul siin sisu all on olemas kaardid ja rakendused, ja see sama huvipunktide rakendus on võimalik siis alla laadida oma arvutisse. Valime aktiivseks, done, ja tekkis ka siia. Nii. Rakenduses on meil otsing olemas, aga see on ESRI otsing, vaikimisi kaardiga kaasas tuleb, ja kui me siia täitsa lõppu nüüd kirjime, siis me näeme, et see Maa-ameti aadressi otsing on siin custom või siis kohandatud vidinate all olemas. Ja see on siin olemas tänu sellele, et me lisasime ta kõigepealt siia kliendi alla, ja siis me käivitasime selle kliendi npm stardiga. Ja tänu sellele me siis näemegi vidinat. Me saame selle vidina siis kaardi peale tuua. Ta on meil siis seotud ADS teenusega. Me saame siis salvestada ära selle, publitseerida rakenduse ja alla laadida. Allalaadimisel on siis soovitatav valida need keeled, mis on meil kasutajad, et kas siis kõik keeled või siis kindlasti eesti keel, et vahest on nii, et kui tuleb, see keelevalik on oluline siis, kui pauseri keel on mõni muu kui eesti või inglise keel. Et sellest sõltub, et millised keeled siis kaasa laetakse. Et kui kasutajal on näiteks mingi, võtame siin bulgaariakeelne pauser, siis tal lihtsalt seda ei pruugi Experience Builderit ära laadida. Soovitan vene keelega valitseda. Jah, avalike teenuste puhul. Ta ei tulegi küll see lahti. Jah, avalike teenuste puhul, jah. Siis ta laadis mulle selle alla, kopeerin ja ma lähen sellega nüüd serverisse. See server on siis teil kõigil olemas, kellel on GIS Enterprise. Paljudel on Windows ja enamusel tegelikult ongi Windows, ja siis teil on niisugune koht nagu InetBoob, mis on veebiserveri kaust ja seal on www.root. Ja sinna me tahamegi oma siis rakendust laadida. Sinna me laeme nüüd lahti pakitult selle rakenduse. Läheb hetk aega. Sinna serverisse see panek tagab nüüd selle, et ta on kogu aeg üleval, mitte ta ei sõltu minu arvutist. Jah, et teised saavad siis, pääsevad ligi sinna, üks asi, ja teine asi, et jah, et siis tal on ka näiteks lühem aadress näiteks, et siin on siis mingi, sest muidu tõepoolest ta ei oleks kättesaadav, kui ta ei ole avaldatud. Ja lubame siis serverisse. Niikaua kuni ta siin laeb, siis ma teen selle rakendusega omal avalikuks läbi portaali, sellepärast, et
andmekihid ise ju tulevad portaalist, et kui meil andmekihid ei ole avalikud, siis ta küsib sisse logimistel portaalis lihtsalt ka, aga ma ütlen, et ma tahaks, et see rakendus oleks meil avalik, siis teeme, et feature layer ja map oleks avalikult kättesaadavad kõigile. Kui te soovite privaatselt andmestikku, siis kui te soovite privaatselt seda jagada, siis seda on ka võimalik teha, aga siis on vaja siis siduda see sama klient ID-ga ära. Mul on siin muutmine sisse lubatud ja sellepärast ei taha avalikult jagada seda. Contenti alt muudame siis korra oma kihid avalikuks. Nii, ja nüüd, kui me siis proovimegi minna oma siis aadressile maps.alphakiht ja huvipunktid said nimeks. Võiks see rakendus meil olla, aga... No nii. Ja siit ta tahab seda HTTPS-i ka vist saada. Aga põhimõtteliselt toimib. Et ja aadress on siin olemas, see vidin ja me saame siis otsida näiteks, mis me siis otsime, pakkuge mõni aadress. Tahab keegi pakkuda, et siis on teada, et ei ole kokku mängu. Pae 9. Millises linnas? Võtame siis Tallinnas. Ja see vidin on siis tehtud seadistatud niimoodi, et ta suhtleks kaardiga, zoomiks kohale ja näitaks täppi ka kaardi peal. Ja võin ka taustaks näidata, et kui me seda päringut siin teeme, et võtame siis mingi pikk tänav on ka igas linnas omavalitsuses olemas, siis siin taustal ongi näha, et toimub siis otse see Maa-ameti geoportaali in-adress, mis siis nüüd muutub in-AKS-iks, aadressi otsingu päring ja sealt siis päritakse vastavalt aadressile mingi 10 aadressit näiteks ja siis pakutakse välja et erinevad osad. Ja nii lihtne see oligi. Kui ilmse rakenduse jaoks läks 3 minutit, siis selle jaoks meil läks 14 minutit. Ja 3 minutit on üle, siis me kasutame seda aega selle jaoks, et me teeme selle sama vidina endal portaalis kasutatavaks. Selle jaoks, et seda portaalis teha kasutatavaks, me läheme nüüd, pakime ta kokku serveril kasutatavaks. Et selle samas kliendis me pakime selle asja kokku siukse käsuga, nagu on siis npm run ja build board. See on dokumentatsioonis olemas, kõik see võib vahest muutuda versioonidega. Ja näete, 1,1 sekundiga pakiti see asi kõik kokku mulle. Vidina enda nüüd ma leian siis kliendi kaustast ja siis dist ja board. Igaks juks pakin ta siin veel kokku, et siis on kergem ta serveri peale üle kolida. Nii, kopeerime siis selle nüüd serveri peale ja on meil siis siin. Nii, ja samamoodi www-rooti paneme ta ja paneme ta siis nii. Ja tuli üle. Kui vidin on olemas, siis see www-root on siis meie põhijuurkaust, ehk siis seesama maps.alphagis.ee, kaldkriips widgets ja kaldkriips widgets info JSON. See JSON ongi see vidina siis kirjeldus, mis lubab ta meile portaali lisada. Kui me nüüd läheme tagasi portaali, läheme Experience Builderi alla, lisame uue üksuse ja me näeme siin application ja Experience Builder widget. Ja see aadress oli siis meil portaali aadress, juuraadress on portaali aadress, widget ja siis see manifest JSON. Lisame selle manifesti aadressi siia. Paneme siia siis nii ja salvestame.
sisuüksusena. Ehk siis see vidin nüüd tekib meile portaali sisuüksusena ja seda vidinat me saame edaspidi kasutada ka juba portaali enda experience builderis. Ehk iga kord ei pea teised kasutajad enam endale developer editionit alla laadima. Et ta on sisuüksusena meil just ära tuntav ja kui me lähme nüüd tavalisse experience builderisse, mis on portaaliga seotud, avama oma siin samas oleva huvipunktide rakenduse. Kui varasemalt meil seda ei olnud, see custom vidinat siis nüüd on ja see töötab siin samamoodi ja saame samamoodi otsida siis vahe 9 näiteks. Ja voilà, ja 20 minutit täis, aitäh!